Teie olemus on selline, et teil pole mitte ainult füüsiline keha, vaid teil on ka vibratsioonilised energeetilised seisundid, milles on talletatud teie emotsioonid ja mis loovad teie emotsionaalse astraalkeha, teie mõtted ja teie vaimsed energiad ja vibratsioonid, mis ühendavad teid kõrgema mõõtmega ja kõrgema ruumiga. Absoluutselt kõigil on see seisund olemas. Ja kui te elate oma elu siin planeedil, hoolitsete oma füüsilise keha eest, õigesti toitute, jälgite hügieeni, see on muidugi väga suurepärane ja seda on vaja kindlasti ka teha. Kuid ma tahan teile öelda, et seda on muidugi väga vähe. Miks vähe? Aga teil on veel sisemine seisund. Need on teie mõtted, emotsioonid, need on veendumused, need on teie suhted. See on see, mida te enda sees tunnete. Põhimõtteliselt oletegi tegelikult see. Kui te vaadates oma füüsilist keha peeglist, siis te arvate millegipärast, et just see füüsiline keha oletegi teie. Kuid tegelikult on kõik vastupidi. Teie füüsiline keha teeb täpselt seda, mida teie peenkehad teevad. No näiteks, teie mõtted loovad teile koheselt sisemisi, mitte ainult peenkehades mentaalseid protsesse, vaid ka füsioloogilisi muutusi teie sees ja see on juba teaduslikult tõestatud. Näiteks loovad teie emotsioonid ka teatud sisemisi seisundeid, mis on kas hävitava või loova iseloomuga. Teadlastest meedikud viisid läbi järgmise katse. Nad uurisid inimese rakkude töö struktuuri, kui inimene oli depressioonis ja rahulikus olekus. Ja nad jõudsid järeldusele, et depressiooni korral sureb inimesest palju rakke, kuid harmoonias ja rahulikus seisundis jällegi sünnib palju rakke ja nad täituvad puhta valge valgusega, ehk see tähendab, et nad muutuvad energeetiliselt tugevaks, kui te olete rahu, rõõmu, harmoonia ja teadvel oleku seisundis. Seda on juba teadus tõestanud, kuid mu sõbrad, on midagi, mis saaks meid aidata ja õpetab meid peenkehade üle kontrolli saavutama, sest peenkehad on ju esmased. Alles siis on füüsiline keha. See tähendab, et teie peenkehad saadavad impulsse teie füsioloogilisele kehale ja tänu ainult neile energeetilistele impulssidele te põhimõtteliselt ka elate. Võib öelda ka nii, et teie olete tegelikult see, kes te olete tänu energiale, mis on talletatud teie peenkehades. Teie mõtete kehas, teie emotsioonide kehas ja teie vaimsetes kehades. See oletegi teie. Aga kuidas te peaksite õppima ennast aitama neid peenstruktuure, kes te tegelikult olete? Siin on abi meditatsionis. Meditatsioon on nii mitmetahuline ja kõikjal olev ning sellel on tohutult palju võimalusi, et tänu meditatsioonile saate oma eluprotsesse tegelikult juhtida. Proovige, mu sõbrad, kontrollige oma elus oma kogemusega kõiki minu soovitusi ja näpunäiteid, millest me siin räägime. Meditatsioon on tegelikult see seade, see mehhanism, see seisund, mis aitab uuendada, taastada teie peenkehad. Põhimõtteliselt taastada iseennast, kuna te oletegi peenkehad, kes elavad surematut eluprotsessi. Muidugi, kui seda protsessi inimesed endas üles leiavad.